tere, mina olen teie saatejuht Sõber Kulk ning te vaatate saatesarja Üks kange oma toas. Ei vittu, see on ikka sitt ära. Oh my god, stop bro, I'm stuck! Täna on 19. märts, kell on 11.54 hommikul ja õues on 1 kraad. Tänaseks esimeseks jututeemaks siis on sinised sussid. Nagu what's up? Kuhu need kadusid? Kindlasti mäletate kunagi arsti juures käimist, kui pidi need sinised kummiga kiles sussid endale papude otsa tõmbama. Päris mõnus niimoodi otsa tõmmata ja aga noh, siis kogu maja lihtsalt sahises. Eesti riik, me vajame vastuseid. Minu teooria? Tulnukad. Nimelt aastal 2012, kui need eurotulnukad meil külas käisid, nad ilmselt varastasid kõik meie sussid, nad suht kindlalt varastasid kõik need sussid ära, sest noh, nad olid ilmselgelt lääne spioonid. Oi vittu, see käis kähku. Nad teavad, et ma tean liiga palju. Vaat kunagi oli mingi räigeks teemaks see, et kõik YouTuberid lihtsalt kogu aeg guugeldasid iseennast. Iga kord see oli täpselt sama jama, nad lihtsalt istusid mingi social blade statistikas ja oli nagu päris hästi läheb eime. Ma ei tea, see oli kuidagi nii mõtet olete. Aga ma olen üle aastate igasugust sitta enda kohta internetis leidnud. Nii et noh, ilmselt minu puhul seda oleks isegi ilmselt päris huvitav vaadata. Oota, mu ema tuleb ka pildile. Su ema on nii suur, ta ei mähu ära siia pildi peale. Nii, lihtsalt guugeldame. Ma ei oska oma enda nimega kirjutada. Nii, SSN on mu enda YouTube'i kanal. Nii, kohe teine otsing. Wikipedia. Tomsikene kodaniku nimega Raimar Toms sündinu on eriti populaarne teismeliste poiste seas. Ärme päris niimoodi ka sõnast. Mulle meeldib, et YouTuber ongi nagu päriselt nagu YouTuber, nagu seda ongi. Ma mõtlesin, see on mingi, meie enda mingi meme, aga nagu päriselt niimoodi kirjutatakse. Ta ühines kanaliga Mängunurk 27. novembril 2013. Minecraft Gamers Creed EU 3. kord. Ehitamine jätkub. Oi, kus olid ajad, türa, see oli 10 aastat tagasi. See oli üle 10 aasta tagasi. 20 000 tellijat sai Tomsikene täis novembris 2002. Augustis tuli 10 tonni, novembris tuli 20 tonni või? Ja järgmise aasta veebruaris oli 30 tonni või? Oh my god! Damn! Oktoobris 2019 sai tema kanalil täis 40 000, aga millal saab 50 000? Ja, ma räägin sinuga. Vajuta. See on siuke hea lihtne, kus tuli, mis tegi, kes on. Vaata mõndade inimeste nende Wikipage'idega. Sa ei jõua selle eluloonigi. Seal on juba mingi lahter, et draama. Saad küll nagu, oh no, kas see on see, mis ma arvan, et see on? See ilmselt on see, mis ma arvan, et see on. Mul on nii haige PTSD sellest fucking Sky intervjuust. Jutu käigus paljastusid nutikad hügieeninipid. Ära luba. Muu hulgas tuli aruteluks, et kui tuleks valida hambapesu ja teksapükste vahetamise vahel, siis hambad saaksite Tomsikesel kindlasti puhtaks. Teksapükste vahetamise pärast noormees üldse südant ei valuta, sest tema garderoobis paljude jaoks mugavamaid mugavaimat hilpu üldse ei leidugi. Ja see on tänase päevani tõsi. Ma vihkan teksapükse nii väga. Tõeline eluhäkk. Te küsisite, et ära pese kunagi hambaid või ära vaheta kunagi teksapükse. Kui ma ütlen selle peale, et mul ei ole teksapükse, siis see ei ole eluhäkk. Okay. Vaata videot, kuidas noormees küsimustest lihtsalt möödas susserdab. Palun ärge vaadake seda videot. Palun ärge vaadake seda videot. See on nii halb video. Seks, kuradi see 7 elulist küsimus Skype. See Skype Plus on nagu reach out'sid, et nagu joo, tahaks teha intervju. Ma olin nagu, wow, okei, tavai. See oli kõik esimene kord, kui ma nagu mingi avalikult midagi sellist teha. Ma olin nii kuidagi, ma olin nagu reaalselt nagu mingi järesalambi valguses. Ja siis sellel asjal oli nagu kaks osapool. Esiteks oli siis kuradi see seksimine. See oli kõige lollakam asi. Mult on reaalselt mingi 3-aastased inimesed ka intelligentsemaid küsimusi. No offense, need töötajad olid nii toredad, aga nagu see, kas sulle meeldib muna või peekon? Koit Toome või Uku Suviste? Kas sulle meeldib hingata?
mida vittu? Peale seda tuli see nagu see päris intervjuu, mille jaoks mind nagu sinna stuudiosse kutsuti. Ja see läks nii ladusalt, seal ma sain nagu räägitud, ma sain oma selle koorest välja, ma sain mingi huvitavaid nagu mingi taustakaadreid räägitud. Ma läksin koju nagu mõttega, et kuule, päris hästi läks. Ja reaalselt nagu ainuke säilinud asi sellest kogu asjast on see seks. Nagu ma ei tea, mis sellest päris intervjuust sai, miks te seda, ma tahan seda näha. Ma ei tea, see on nii, ma ei taha seda videot vaadata, või te teadki, et see ei ole just mida iganes. Oh my god, kas see on Anna Abi või? Oh no, miks selline asi siin välja ilmub? Anna Abi on nii haige koh. See on reaalselt nagu mingi põhikooli, mingi tark web. Sul on mingi pihlakate teemal, mingi bioloogiatöö või? Saki, ten paki. Mis mul siin on? Egiptuse kunst. What? Mis asja? Mida? 10 punkti. Täielik röövimine. Keegi on actually laadinud. Keegi vaatas seda asja ja oli nagu väärt. Oh no. Eesti Ekspress. Pealkirjaga tere kõik see pere. Grinülge 14 siin. Kes on laste lemmik YouTuber? Ei, see türa see sari on nagu või? Samas eelistavad poisid märksid tüdrukutega PewDiePie ja Ninja. Oh my god, no Fortnite mention. Nüüd oleks lihtsalt Mr. Beast ja Mr. Beast. Lemmikute nimetamisel kõige rohkem hääli kogunud kodumaine YouTuber on poiste jaoks Tomsikene. Let's go! Kes muu hulgas kuulutab ühes oma videos, et kõik on ühesugused ja tuleks põlema panna. Wow, oota. Ma ütlesin selle lause ja ma reaalselt nagu järgmine lause oli nagu, et loodame, et keegi seda nüüd kontekstist välja ei võta ja siis Eesti Ekspress võitis selle kontekstist välja. What the fuck? Kõrgeauline kohtuhärra, kuidas saab olla minu kaitsealune süüdi, kui ta oma endas sõnul väidab, et muidu oleks igav. Kopp, dismissed, et Tomsike on süütu. Ei, Tomsike ei ole süüdi. Tunned seda lõhna või? Räige tussu hais käib üle pea praegu. Okei, tead, las olla. Ei, veel ei lase olla. See kogu see, millest see artikkel tehtud on. Saad aru, minust on kirjutatud, minu teemal on kirjutatud Tartu Ülikooli bakatöö. 9–13 aastased Eesti noored välja ja eetiliselt probleemse sisu tõlgendused. Su ema on eetiline probleem, türa. Nii, vaatame, mitu korda ma olen name drop'i siin saanud. 17 korda või? No. Paljude noorte lemmikuks YouTuberiks on Tomsikene, siis küsisin neilt, mida nad arvavad Tomsikese videotest, kus ta on öelnud rassistlikke lauseid. Kas sa reaalselt küsisidki niimoodi või? No väike Jüinsu, rassism on paha asi, eks ole? Ju vist. Kuigi sellele küsimusele vastamisel võis tähendada, et noored muutusid veidi närvil. No shit! Ei, okei, sa reaalselt olidki nagu, meeldivad need mustad. Ja ma ei tea! Seest arvasid noored, et YouTuber mõtleb nalju siiski sarkasmiga ning ükski noor ei öelnud, et nad YouTuberid selle tõttu enam ei vaataks. Hallo. Tere. Mis teete? Ma olen reaalselt video filmimise poole peal. Okei, Mark, see on su võimalus öelda midagi hästi pädevat. Nii, kõik Tomsikese vaatajad ja kuulajad, pange ennast kirja Red Bull Can You Make It võistlusele, mis on võistlus, kus 3-liikmelised tiimid reisivad läbi Euroopa, aga nende ainukeseks valuutaks on Red Bull. Me Janariga tegime selle juba läbi, see ei ole üldse nii raske. Lihtsalt võtke kätte, pange kirja, meil on registreerimise tähtajad ja 10 päeva, nii et leidke endal 2 sõpra ja pange kirja ennast. Aitäh sulle, Mark. Ja nii ongi. Mida vittu? Mida iganes. Okei, olen sitakott, siis ei ole sitakott, siis ei ole. Vahet ei ole. Meil on kõigil elus nii palju suuremad kuradi kalad, mida praadida kui see, mida üks 18-aastane poiss kunagi YouTube'is ütles. Aga ausalt öeldes, sa tulid nagu täiesti vale inimese puu alla haukuma. Sa ei kujuta ette, kui palju ma inimesi armastan. Sellel ei ole vahet, mis värvi sa oled, kes sulle meeldib, mis sul püksis on, kelleks sa ennast pead. Sa võid ennast mingi identify'da kui mingi fucking lauajalg ja ma oleks ikka nagu...
You go dude. Kuhu me jääme? Mida me? R/Eestisse postitati 3 aastat tagasi. Kas keegi teab, mis te Tomsikese videotest on saanud? Kõige otsem oleks küll talt endalt küsida, aga ma tahan siit. Ma tean, et ma võiks talt endalt küsida, aga ma tahan siit. Sina torutaja või? Vau, kust nüüd leidis väljendi? Okei, ja ma saan aru, YouTube, sina torutaja, issand jumal, see on geniaalne. Oh my god, ma lähen vahetan kohe oma YouTube bio ära. Kodumaine sina torutaja. I love it. Famousbirthdays.com. Pahan võiks boost'i ka. Ma olen 32 205 most popular. Kõikidest inimestest maailmas, ma ütleks, päris hea. No siin on jah siuke hästi lihtne tekst jälle minu kohta. Aga mis mulle selle asja juures räigelt meeldib on see, et siin on family life ja siin on kirjas he was born in Estonia and has a brother. Do I? Nagu oma teada mul ühtegi venda ei ole, aga see lehekülg väidab, et mul on. Kes on see brother, keda nad siin mõtlevad? Kes iganes selle siia kirjutas. Ma päris kindel, et ta arvas, et Riho on mu vend. Aga miks sa eeldad, et see mu vend, seda ma ei tea. Me ei näe väga sarnased Rihoga. Me näeme, no okei, võib-olla natukene. Nii, mis siin on? Last name Toms number 2. England. Oi, see on proper British car, Nii, vaatame, kes veel 8. detsembri sündinud on. Bill Wurziga, mul on Bill Wurziga sama päeva sünnipäev. Tegelikult siin peaks ka Nicki Minaj olema, kui ma ei eksi. Anne Veski, Sydney, Tommy Cash, Raimar Toms, let's go. Ma olen Liis Lemsalust kuulsam. Kuulsite seda, Kaja Kallas. Ma olen Kaja Kallasest ka kuulsam. Ma ei tea, minge boost'iga, I guess. I don't fucking know. I don't know. Ühtlasi see oli video, aga enne kui te lähete, mul on vaja ühte asja teile näidata. Mulle mõni päev tagasi saadeti üks väga haige video. Selline YouTube'i kanal nagu Hispervova uploadis ühe paroodia video minu kohta. Ja see on üks kõige naljakamaid asju, mida ma vist eales näinud olen. Ma panin nii haiget kajakat seda vaadates. Mul olid silmad konkreetselt märjad. Nagu ma ütlesin, see ei ole minu video, see on nende video, nii et check out tegi nende stuffi, väga funny. Aitäh vaatamast, kohtume varsti ning siin on unboxing The Tomsikene.